Jõuame peagi esimesse kongi. Siin on info pealkirjaga Pagari 1 kui eeluurimisvangla. Esimese kongi ukseava on koridori algusest meetri kaugusel vasakul. Ehk see peaks olema sinu kõrval vasakul käel. Ukseava on umbes 70 sentimeetrit lai. Ukseavas on laiem uksepakk. Seistes seljaga ukseava poole jääb vasakule ruumi sissejuhatav tekst. Vasaku seina ääres on kulunud pruun puitpink. Võid sellel istuda. Uksest paremal on aga seinale kinnitatud suur Pagari 1 hoone esifassaadi makett. See on õrn, seda ei tohi kombata. Järgnevalt kuuled Pagari 1 maja lugu. Varem elumaja ning sõjaministeeriumi asupaigana kasutusel olnud juugendstiilis maja aadressil Pagari tänav 1 sai Nõukogude okupatsiooni ajal kurikuulsaks. Paljud teadsid, mis toimus Pagari tänaval ning et kord siia toodud inimest ei pruugi lähedased enam kunagi näha. 1940. aastal värskelt okupeeritud Eestis läks see maja Nõukogude Liidu siseasjade rahvakomissariaadi ehk NKVD kätte. Algselt panipaikadeks, äripindadeks ning korteriteks mõeldud kelder ehitati ümber vanglaks, millest väikest osa näete siin muuseumis. Vangide ülekuulamine toimus kõrgematel korrustel ning jätkus ka sel ajal, mil kongide asemel oli juba KGB arhiiv. Pagari tänava kongid ei olnud mõeldud inimeste pikaajaliseks kinnipidamiseks. Tegemist oli eeluurimisvanglaga, kuhu vangid toodi ülekuulamisele. Mõni paariks päevaks, mõni mitmeks kuuks. Autot, millega kinnipeetavaid Pagari tänava eeluurimisvangla ning Patarei keskvangla vahel sõidutati, tundsid vangid Musta ronga nime all. Ka keskvangla oli vaid vahepeatus, kust enamik vange saadeti edasi üle Nõukogude Liidu paiknenud vangilaagritesse. Mõned vangid ei väljunudki siit majast elusana. Mõnikord surid vangid piinamise tagajärjel. Nii maja keldris kui sisehoovis toimusid ka salajased hukkamised. Ukseavast paremal on Pagari 1 hoone välisfassaadist 35 korda väiksem makett. Halli pruunil kitsal riiulil asuva 3D prinditud maketi mõõdud on 180 cm korda 75 cm. Fassaadi maketi sügavus on 18 cm, näidates nii pisut ka hoone külgfassaadi. Maketi vasakul küljel on ka topeltuksed KGB vangikongidesse. Riiul, millel makett asub, on maapinnast 120 cm kõrgusel. Peafassaad, mida maja makett kujutab, on umbes 55 meetrit lai ning see ulatub pikki Pagari tänavat, pikalt tänavalt kuni Laia tänavani. Makett on üldistatud. Sellel pole kõiki maja dekoori elemente. 5-korruselisel hoonel on kõrge soklikorrus, kus asuski vangla. Maketil on sokli osa krobeline. See imiteerib rustikakive. Esimene korrus on maketil siledam. Imiteerib hoone siledaid lihvitud paekive. Ülemiste korruste seinad on siledad. See osa on hoonel krohvitud. Peafassaad on 2 piduliku sissepääsuga. Need on maketi alumises osas. Keskjoonest umbes 30 cm paremal ja vasakul. Mõlemal pool uksi on laternad. Vasakpoolsest sissepääsust paremal on uks keldrisse. Peafassaadil ja maketil on 2 poolümarat ja 2 kandilist 3. kuni 5. korrust läbivat ärklit. Need ulatuvad välisseina tasandist välja. Viimase korruse ärklitel paiknevad rõdud. Ärkli akende all on seinast eenduvad piklikud ristkülikud, kuid maketil puuduvad majal olevad väikesed medaljonid. Esimese korruse aknad on kaar- ja ülaosaga. Ülejäänud aknad on ristküliku kujulised. Esimese korruse akende all on siledad ristkülikud. 3. korruse akende all on piklikud eenduvad ristkülikud, kuid neil pole antiikseid naiste ja meeste profiile, nii nagu hoonel on. Maketil on viilkatus ja 3 uugi akent. Makett ei näita vaid maja ilusat fassaadi, külastaja saab mõnda KGB kabinetti ka sisse piiluda. Igal korrusel on sissevaade ühte ruumi. Maketi sokli osas keskjoonest 10 cm paremal
on sissevaade ühte vangikongi. Kongi pikemate seinte ääres on 4 magamisaset, 2 nari ja 2 lavatsit. Maketi esimese korruse paremal pool on suur ruum. Selle keskel on punane vaip, mille ümber mõlemal pool on 4 erinevat tugitooli. Tagaseinas on madalad raamaturiiulid. Teisel korrusel vasakul on sissevaade väiksemasse töisesse ruumi. Ruumi vasaku seina ääres on kontorilaud, mille peal on arhiivikastid. Laua ees on pöördtool ning laua kõrval riiul. 3. korruse ruum asub maketi keskel ja on eelmisest väiksem. Ruumi tagumises osas on töölaud ja selle ees 2 tooli. 4. korruse sissevaade on fassaadi keskjoonest vasakul. Ruum on eelmisest veidi suurem. Selle parempoolse seina ääres taga on L-tähekujuline diivan. Diivanist vasakule jääb kontorilaud. Viimase korruse sissevaade on taas peaaegu fassaadi keskjoonel. Ruum on eelmisest väiksem. Ruumi vasakpoolse seina ääres on suur riiul ning paremal on taburett või siis väike laud. Pagari üks hoone ise on U-tähekujulise põhiplaaniga. Selle lühemad külgfassaadid on umbes 20 meetrit laiad. Neist vasakpoolne asub pikal ja parempoolne laial tänaval. Fassaadi maketist nii vasakul kui paremal on seintel 7 tsitaati inimestelt, kel on Pagari majaga olnud oma kogemus. Näiteks Enn Tarto meenutas järgmist. Ja need kuulujutud, mis levisid, et seal oli hakklihamasin, sest nõnda nimetatud hakklihamasinad olid üle kogu Nõukogude Liidu. Ja kuulujutud levisid, et üks hakklihamasin, kus inimene elusalt ära tükeldati, et see oli seal ka Pagari tänava keldris. Kogu vasaku seina ulatuses on seinast teenduv istekoha sarnane krohvitud osa, mis on pingiga samal kõrgusel ja jääb pingi taha. Kongi paremas seinas tagumises nurgas akna kõrval on kõrgem ruudukujuline põranda osa. Siin on kunagine kanalisatsiooni ja veetoru, mis on suletud.